Tere mõnusat hommikut, hea müügiminutite vaataja. Oleme valmis teiseks intervjuuks ja seekord läheme külla ühele Eesti müügimaastikku väga legendaarsele naisterahvale, kelleks on Aira Tammemäe. Ja me lähme külla Äripäeva majja, mis jääb meie selja taha. Lähme küsime Aira käest 5 küsimust, mis puudutavad müügiinimesi ja kogu seda elustiku arengut. Püsi meiega. Esmalt tervitused kõigile müügiminutite jälgijatele. Ja täna on mul siis suurepärane rõõm olla Äripäevas ja küsida küsimusi Aira Tammemäelt. Kes juhtumisi Airat ei tea, siis Aira on kindlasti üks müügimaastiku väga erakordseid näiteid, kes on panustanud väga palju energiat ja tahtmist selleks, et müügiinimesed saaksid paremaks. Ja kui ma trepist üles jalutasin, siis ausalt öeldes ma tabasin ennast ühelt mõttelt. Väga paljud teavad Airat kui rännakute ja matkade korraldajat. Võib-olla ma juhataksingi sisse Aira selle kõigepealt tere ja siis kas elu on rännak? No jaa, muidugi võib nii ka öelda, et eks me võib-olla elu on rännak või siis kumb on, kas elu on rännak või me oleme rändajad. Et need on minu arust nagu natukene 2 erinevat asja. Üks on nagu pigem selline, et saatus on andnud meile mingi raja ja meie kõnnime seda rada mööda, eks ju, et elu on nagu rännak. Ja me oleme rändajad on natukene nagu vaata selline egoistlikum vaade sellele samale lausele. Ehk siis me ise vaatame, kus me rändame, kas me rändame. Ja kas me selle raja üldse võtame? Ja kas me üldse võtame selle rännaku ette, eks ju? Väga huvitav. Kuule, ütle mulle sellist asja. Sa oled näinud hästi pikki aastaid koolitusi. Kas müügikoolitusmaastik muutub? Tajud sa nagu mingit muutust, ütleme, viimase 5 aasta jooksul? Tead, nii ja naa. Üks on nagu selge, et liiga vähe on uusi tegijaid. Et mul on väga hea meel, Urmas, et sa hakkasid koolitama. Et tegelikult ka müügikoolitajaid võiks kogu aeg uusi peale kasvada. Et see on minu arust nagu vajalik juba sellepärast, et uue inimesega tulevad uued ideed ja tulevad uute generatsioonide nagu sellised paremad lahendused. Aga nii ja naa ütlesin ma sellepärast, et vahel ma olen müügikonverentsidel või seminaridel või ka müügikoolitustel ja ma hoian pead kinni tõesti, et ei ole võimalik, et 20 aastat on seda räägitud. 20 aastat on täpselt seda sama asja räägitud, kas juba lõpuks nagu selgeks ei saa või? Ja selles mõttes ma ütlen, et nii, eks ju. Ja naa on jällegi see, et eks elu toob oma korrektiivi muidugi. Et nüüd on viimasel ajal on ikkagi lisandunud kõik, mis puudutab sotsiaalmeediat ja selle kasutamine müügis, digikanalid, nende oskuslik kasutamine. Midagi on natuke ikka muutunud. Sa oled, ütleme, et sinu kirg on kindlasti müügipsühholoogia, on ju? Ja ma müügitehnikaid praktiliselt ei õpeta. Ma õpetan ainult ikkagi psühholoogilisel vundamendil nagu erinevaid lähenemisi erinevatele inimtüüpidele müügiprotsessis. Väga hea. Siit minu järgmine küsimus, kas müügiinimese olemuslik ja psühholoogiline käitumine, näed sa seal nagu mingid uusi suundi, kas noored generatsioonid käituvad kuidagi teistmoodi? Jah, jälle nii ja naa. Oota, mulle meeldivad väga nii ja naa vastused, anna andeks. Jah, aga. Nii ja naa. Tead, ma arvan, et üks asi, mis on nagu selge, et müük on läinud spetsiifilisemaks. Ehk siis selliseid müügikoolitusi, kus me õpime lihtsalt müüma või selliseid müügikonverentsi, kus me räägime lihtsalt müügist, need ei ole eriti populaarsed. Ehk siis kogu müük on läinud väga nagu sellise kas segmendipõhiseks või siis valdkonnapõhiseks. Ehk siis automüük ja infotehnoloogiliste projektide müük ja siis näiteks telekomi müük ja finantstoodete müük, et on kõik hästi erinevad. Et minnakse nagu rohkem sügavuti. Igaüks tahab oma ootust nagu sektoripõhiselt saada, et ma oskaksin sealt. Sektoripõhiselt või siis segmendi, ütleme kasvõi siis B2B ja B2C, et sellist nagu üldist müüki pole enam olemas mu meelest. Ja ei ole ka olemas üldisi müügimehi. Ehk siis ma arvan, täna ei kehti enam see, et vahet ei ole, ma võin müüa ükskõik mida, ükskõik kus.
et ei või. Ja mis on veel muutunud, on see, et müügiinimene, kui ta tahab olla edukas, ta peab olema oma valdkonna ekspert. Ehk siis selle spetsiifikat tundma nagu väga hästi, on ju. Just, et see on nagu muutunud ja sellepärast kuna müügiinimesi koolitatakse ka täna mitte ainult nagu müüki ei koolitata, vaid väga palju selliseid valdkonna spetsiifilisi teemasid. Okay. Ta teaks nagu mis kuni tootearendusest, ma ei tea, finantsjuhtimine, turgude käitumine, kõik see nagu. Ehk siis, et tema see spekter oleks nagu võimalikult suur, on ju. Et ta nagu oleks kliendi jaoks nagu mingisugune lisaväärtus tõesti, sest muidu tekib küsimus, et miks klient peaks üldse mingi müügiinimesega suhtlema. Täna on kõik võimalused ostu sooritada ilma müügiinimese vahenduseta. Ehk siis ise uurides ja ise otsus langetades, on ju. Mis on müügiinimese väärtus? Täna ongi mitte see, et 10 aastat tagasi oli hästi nagu popp, et sa pead nagu kliendile tekitama vajaduse. Sa pead müüma nagu seda vajadust sisse kõigepealt, on ju. Sisse, eks ju. Ma arvan, et täna seda küll ei ole vaja teha, et kliendid on nii teadlikud ja kui neil vajadust ei ole, siis on see nagu selge manipulatsioon. Ehk siis, ja siis sa pead nagu, teine asi, et siis sa pead nagu tuvastama kliendi nagu sellised ootused ja tegema vastava pakkumise, siuke nõuandmüügi tüüpiline mudel. Täna on oluline see, et müügiinimene peab suutma anda minule mingisuguse teadmise, mingisuguse killu juurde. Mida sa ei suuda ise kuskilt? Mida ma ise ei suuda läbi närida, läbi näha. Ja see peab käima suhteliselt kiiresti. Kui seda kohe ei tule, siis on rong juba läinud, on ju. Ehk siis põhimõtteliselt väga hea point, et kõik see, mida ma suudan ise netist otsida, sellega saan ma ise hakkama. Kui ma juba pöördun müügiinimese poole, siis ma tahan midagi väga nagu spetsiifilist ja kiiret vastust saada, on ju. Väga hea. Aga nüüd ma ütlen, et kuhu on siis tegelikult läinud need müügiorganisatsioonid, nad on läinud nagu hästi sellisesse kahte äärmusesse. Et sellist müüki, mis mulle tõesti meeldib, kus on seda loovust, kus on seda nagu kompetentsi lõpuni sügavuti, kus on seda nagu tahet ja kõik, sellist müüki näen mina täna kõige paremini mikroettevõtete puhul. Okay. Ja siis on tavaliselt need tippmüüjad ongi need nii-öelda käivitajad, need omanikud ise. Sest ta on kõigega kursis, ta teab nagu kogu seda. Ja see on ka üks asi, mis on müügis muutunud, et müük ei ole enam müügiinimeste asi. Ehk siis see mikroettevõtted, startupid on hea näide, kus tegelikult sul ei ole asja ettevõtlusesse, kui sa ise ei ole müügivõimeline. Ja. Hästi palju. Ja samamoodi on huvitav see, et minu eelmise aasta, üle-eelmise aasta koolitused, mida ma tegin firmades sees, mul oli hästi palju selliseid organisatsioone, mis on üldse müügiga seotud, advokaadid, arstid. Okay. Nüüd viimasel ajal on hästi palju olnud ka sellist tüüpilist teenindust, kus nagu müük ei ole tegelikult. Otseselt nagu sees, ja. Ettevõtjad nagu tahavad tuua. Nad tahavad panna selle oma eksperdi arsti nagu tegelikult. Tundub ka loogiline, tundub ka igati loogiline, absoluutselt. Visiitkaardiks on ju. Just, täpselt. Et see oli väike vahelepõi. Aga igati, ja. Et üks suund, kus ma näen nagu väga head müüki ja siis on läinud hästi suur osa müügiorganisatsioonidest on läinud puhtalt standardiseerimise teed. Okay. Ja seal mina enam täna müüki ei näe. Okay. Nad on nagu tegelikult sellised robotid, kes sinna on läinud telekom, sinna on läinud pangad, sinna on läinud tegelikult väga palju ettevõtteid, kus nad on suur süsteem, mille peamine eesmärk on olla efektiivne. Mis on õige, ainult et see on vale. Ja nüüd need inimesed eksisteerivad selles süsteemis, tagades selle efektiivsuse ja kõik oleks ideaalne, kui need müügiorganisatsioonid ütleksid selgelt välja ka, et meie oleme efektiivsuse nagu liinil või laineks. Aga kõige naljakam ja mida see tõesti naerma, nad räägivad mingist personaalsusest. Aga samas nad nagu on üks suur robot, on ju? Samas nad personaalsusest on nagu öö ja päev. Absoluutselt süsteemis on nad kõik, eks ju. Teevad väga hästi oma tööd, aga räägitakse millegipärast personaalsusest. Vaat seal tekib vastuolu. Oi, me läksime teemast kõrval. Jaa, aga väga hea point selles mõttes, et minu järgmine küsimus on ka, ütleme, robotitest, masinatest ja sellest, et kogu ka müügiprotsess on automatiseeritud. Niimoodi, et müügiinimese roll enam. Kuidas sulle tundub, et nagu mulle viimasel ajal tundub, et sind jälitatakse nagu veebis igal pool, kuni lõpuks sind kätte saadakse ja siis sa kas otsustad ise, juba tellid nagu siis teenuse või toote ära, on ju, või sa küsid nii, nagu sa enne ütlesid, korraks veel kompetentset nõu, on ju.
mis sa arvad, kuhu see trend läheb, kas meil masinad võtavad kogu meie nagu ütleme, et siis sellise töö, sellises mõttes müügitöö üle, kuna inimene on juba ise intelligentne? Ja sellises mõttes võtavad küll. See ma ei oska öelda mitme aasta pärast. Siin on võtmeküsimus see, et millal see masin ja tema töö on odavam kui inimtöö. Inimressurssi panna. Et see on nagu võtmeküsimus, et praegu need investeeringud on ikkagi päris suured ja kogu selle nagu robootika nagu kasutusele võtmine on väga ajamahukas ja seda seepärast ei tehta. Aga ma arvan, et läheb küll seda. Et nüüd mida ei vahetata välja, ongi just see inimlik intelligentsus. Ehk siis? Ja siin on nagu müügiinimesel ikka mõtlemiskoht. Väga tõsine mõtlemiskoht. Et mille poolest sina erined ühest masinast? Ja. Väga hea, kusjuures väga hea teema püstitus on ju, mille poolest sa erined ühest masinast. Nüüd jätkates seda sama mõttekäiku, ütle, ma olen startupi maailmas kuulnud sellist küsimust, et sa ei tea seda, mida sa ei tea. Ehk siis sul on nagu piirid, sa isegi ei oska nagu nendest piiridest kaugemale mõelda, sa ei saa aru, et sul on veel kompetentsi killud puudu. Ütle, kas juba täna mingis mõttes mingi segment, ütleme mina ja minust vanemad, ei tea seda, mida nad ei tea? Ja on küll nii, müügis ma näen seda. No ütleme nii, et müügiinimesi laias laastus müügiga seotud inimesi võiks olla Eestis kuskil 10 000. Okay. Väga suur hulk tegelikult. Jätame sealt päris puhtalt teenindusfunktsiooniga inimesed välja. Nüüd nendest 10 000-st ma arvan, et kuskil 1000 on need, kes tõesti on nagu avatud kõigele uuele katsetamaks, proovimaks. Ammutamaks. Käivad erinevatel konverentsidel, seminaridel, mitte sellepärast ainult, et nüüd, et ma saan sealt mingit kardinaalset uut asja teada, aga ma kuulen teiste kogemusi, mulle enda mõtted hakkavad vaata liikuma. Nad käivad koolitustel ja nii edasi. 10%. 10%, väga väikene koefitsient on ju. Ja nüüd ülejäänud 90%-ga on nagu selline lugu, et kas neid ei arendata põhimõtteliselt, kuna nad ongi juba natuke robotid. Ehk siis neid võetaksegi praegu nagu ajutist tööjõudu. Kuni neist ressurss ära tarbitakse. Kuni nagu ühesõnaga tühjaks pigistatud siis õnneks. Et kas siis põhjuseks on see ja mul on ääretult kahju, et neid müügiinimesi on väga palju, keda keegi ei koolitagi. Keegi ei mõtlegi nende arengu või karjääri või kuskile. Ja aitamaks on ju. Absoluutselt. Ja siis on mingi hulk inimesi, kes on nii veendunud, et nad teavad kõike. Ja B2B seminaridel mõnikord tunnetan, B2B seal on nagu vaata see nagu sellised tõsised müügimehed, ikka sellised, kes on teinud 20 aastat, väga hea, neil on kliendid käes ja kõik, eks ju. Ja seal ma tunnen mingit sellist hoiakud, et et mida sa siin, mis uut sa mulle siin pakkuda suudad? Mida need seal kõik räägivad, et ma tean ise nagu nii hästi. Ja see hakkab muudkui juhtidest peale. Ehk kui ettevõtte eesotsas on ikka juht, kes on selle ettevõtte teinud 90-ndatel. Siis ta kindlasti, ka tema ei tea juba, mida tema ei tea, on ju. See on hea point. Aga muidugi see küsimus, et sa ei tea, mida sa ei tea, sellega on üks selline huvitav asi, et mida sa siis selle inimesega nagu teed või mida sa koolitad. Et sa ju ei koolita tegelikult mingit tehnikat ega teadmist. Sa peaksid tegelikult koolitama hoiakut. Hoiakut, täpselt, jah. Suhtumist. Suunda, on ju, et kõige rumalam selle asja või raskem on selle asja juures see, et sa peaksid muutma nagu isiksuse omadusi, mida ma ei usu, et on võimalik teha. Okay. Et kui sul ikkagi seda avatust üldse ei ole ja seda nagu püüdlemist nagu uute võimaluste ja uute ideede poole, et siis see on väga hea point, jah. Tegelikult koolitama peakski silmade avanemist, on ju. Mina vaatan nagu, ütleme, suhteliselt algaja koolitajana vaatan, ma nagu skännin maailma sellega, et saada mingi uus iva, on ju, mida ma veel ei tea. See on minu jaoks kõige huvitavam. Ma saaksin mingi trendijoone, ma näeksin, kuhu nagu maailm liigub ja tabaksin selle ennem seda, kui ülejäänud koolitajad tabavad, on ju. See on nagu minu jaoks kõige ägedam, on ju. Et nagu inimesed peaksid oma positsioonidelt täpselt samamoodi mõtlema, on ju. Ma arvan, et see ei ole sul seotud sellega, et sa oled koolitusi teinud aasta või palju sa oled teinud, isegi vähem, vaid see on seotud sinu isiksusega. See on seotud sellega, et sa oledki avatud silmadega, sa tahadki proovida uusi asju, sa oled nagu liikunud erinevate firmade juures, proovinud vabakutselisust, sul on mitu erinevat ametit, sa oled loonud ettevõtteid, sa oled hakanud nüüd koolitama, et see kõik viitab nagu sellele, et see on sul nagu isiksusega kaasnev.
ja no vaata, siin tekibki võib-olla nagu selline surnud ring või suletud ring, et need müügiinimesed, kes on nagu see tahan proovida midagi uut, tahan otsida neid killukesi, korjata ja võtan vastutuse, sest keegi ei õpeta mulle, et tee täpselt. Loomulikult. Kõik annavad sulle oma kogemusi, oma teadmisi ja sinu oskus on see panna kokku. Need müügiinimesed lähevad ka hästi palju eraettevõtlusesse. Miks? Sest eraettevõtluse edu alus on müügivõimekus. Sa võid minna, kui sa oled hea müügiinimene. Ja teine asi on see, et kui sa oled innovatiivne, tahad liikuda edasi, tahad proovida asju, siis sa lähedki eraettevõtlusesse. Aga ütled, siis põhimõtteliselt on ka niimoodi, et ütleme alustades juhist, kui juht ei näe, et tal müügiinimest oleks vaja juurde koolitada, kuigi tundub, et ta on juba nagu täiesti valmis, on ju. Ja kui nüüd müügiinimene ise on ka suletud või surnud ringis, ta ei tea, mida ta ei tea, on ju, siis see ongi üks surnud ring, üks peab välja pressima sealt, kas juht. Siis nad istuvad nagu oma selle külka otsas ja patsutavad üksteisele õlale tooma. Need on väga hästi, kõik on väga hästi. Kõik väga hästi ja need on seal lollid ja need on kinni makstud ja ajakirjandus upitab neid ja meist ei kirjuta ja üleüldse president ei anna meile aumärki, kuigi me peaksime selle saama täna ja noh, nii edasi. Istuvadki seal, virisevad ja arusaadav. Ja siis püüavad üksteist upitada, saad aru. Ma täitsa jagan su seda vaadet, et see kindlasti võib olla suureks mureks täna. Ütle, kui sa jälgid hästi palju konverentsi ja sa oled kohal, on ju. Ütle, kas generatsioonid muutuvad, kas noori tuleb konverentsidele peale, koolitustele, seminaridele, sa võid ka vaadata ju Äripäeva vaatest, on ju, et kas sa näed, et see kuulajaskond värskeneb? No ma ei räägi praegu Äripäeva kasuks, aga ma räägin nii, nagu ma näen asja. Absoluutselt, ei mõtlengi, just nagu... Et paraku mitte. Ma näen konverentsidel liiga vähe noori. Miks see nii on? Tead, nad käivad koolitustel päris hea meelega, et ühtepidi ja miks see nii on? Seepärast, et nendel on kogu info rohkem käes, nad oskavad seda leida. Kas nad oskavad ka? Tead, ma jään sulle vist natuke vastuse võlgu ka. Kas nad oskavad ka analüüsida, kas nad oskavad ka õige valest, ütleme, terad sõkaldest või... Noored on hullult nutikad. Kindlasti on. Väga nutikad. Kindlasti on, jah. Ja nad on väga nutikad ja nad on avatud ja nad on ülitöökad ka. Sest et see jutt, et meil nagu noored generatsioonid nagu ei taha enam väga tööd teha, nad tahavad väga, nad teevad hullult tööd, nad teevad 10-12 tundi või rohkemgi päevast tööd, aga nad teevad erinevaid projekte. Nad ei taha sinuga töölepingut sõlmida. Ilmselgelt ja jääda istuma 5 aastaks sinu. Nad ei tule nagu sinu juurde, et anna mulle natuke palka ja ma annan kogu oma nagu ressursi tühjagi. Nad teavad täpselt oma ressursiväärtust ja jagavad oma aega ja oma energiat. Pigem see treidimine on nagu, jah. Ja võib-olla seepärast ma ei näegi neid seal konverentsidel nii palju. Et neil ei ole tööandjad, kes neil kinni maksab selle konverentsi. Väga hea point. Ja absoluutselt väga hea point. Kui sa ise pead maksma, siis sa tõsised mõtted siis sa mõtled alternatiivide peale, kas ma saan selle info kuidagi muud moodi ka kätte. Ja vastus on, et saad küll, aga sa pead ise tahtma. Ja pead rohkem võib-olla tööd tegema kui see, et see on paketeeritud sulle. Just, konverentsile, see ongi hea mugav. Sa paned nagu inimese saali, ta igal juhul saab selle info kätte, eks ja. Et sa katsu sa oma töötajad panna, et sa pead iga päev tund aega nagu otsima artikleid ja lugema. Ilmselgelt, väga kõva tahtmine peab olema ja avatus seda. Peab olema nagu sisemine väga suur tahtmine. Väga hea, aitäh sulle. Ma küsin sult mõned kiired vastuse küsimused. Kas paber või digikalender? Mina ütlen, et digikalender, aga tead, paber on lollikindlam. Lihtsalt sellepärast, et ma nägin, kuidas ma läksin hulluks, mul oli 3 erinevat, mul oli siis iPhone, siis mul oli Android ja siis oli mul veel oma klikke. Kuidas need kõik ära sünkida? Saad aru, see oli, ma käisin nendega koos siis ühel pikal reisil just, ma pidin hulluks minema täiesti. Ja kui palju nad vigu teevad. Paber on üks puhas. Paber on üks lollikindel hea asi, aga tegelikult on aus vastus ikka, et digi ikka. Ütle üks sõna, mis sind täna inimesena kirjeldab. Suudad sa ühe sõna? Oi jaa, kui sa ütlesid mulle selle küsimuse ette, aga ma vaatasin jälle, ma jätsin kogu kõrvale. Nii lootuseta. Mis mõttes? Tead, ma arvan, et see nii ja naa on võib-olla üks hea sõna. Kuna sa oled nii palju kasutanud ka seda juba? Just, et see nii ja naa on mulle ellu väga sügavalt sisse tulnud, sest elu on nii ja naa. Et elu ei ole
ma olen täiesti nõus, elu ongi nii ja naa. Mis sind täna rõõmustab? Sa oled palju näinud, palju käinud, sa oled nii palju rännanud, sa oled inimesi vedanud reisidele kaasa, andnud neile tohutult suure elamise. Millest sa täna ise rõõmu tunned? Ma arvan, et ma ikkagi rõõmustan siis hullult, kui kellelgi on tõeliselt hea olla. Ehk siis ma näen kas või seal oma rännakukoolitustel, Camino juhtimiskoolitusel näiteks, et ma näen, kuidas üks inimene äkki nagu rahuneb ja temast tekib nagu see kohale jõudmine. Jah, nagu selline hästi sügav rahutunne ja seda kõrvalt näha, et kui sa oled natukene olnud asjaosaline kogu selles protsessis, et seda on nagu väga rõõmustan näha ja teadmine üle mul on veel hea meel, et mul on hea meel, et kui inimene, kui ma näen, et inimene tabab ära, et näiteks, mis on üles vaibitud asi, on see finantsiline sõltumatus. Palju käiakse koolituse teemal finantsiline sõltumatus, et mind teeb rõõmsaks, kui siis need inimesed, kes on nagu käinud ja tampinud endale pähe ja näinud vaeva, et see finantsiline sõltumatus saavutab, kui nad siis ühel hetkel saavad aru, et seda ei eksisteeri, see tegelikult on minu peas. Et finantsiline sõltumatus toob ainult finantsilist sõltuvust. Ehk siis mida rohkem seda finantsilist sõltumatust taga ajad, seda rohkem sa oled sõltuv. Ehk siis ainus asi, mis on sinu peas, sellepärast et olen ise proovinud 25 € eest nädalas on võimalik väga hästi Eestis ära süüa ja ellu jääda. Ma selles ei kahtlegi. Motivatsioon, mis sind motiveerib? Mis täna, see, mis sind õnnelikuks teeb, on äge. Ma kujutan seda ette. See motiveerib ka nagu miski. Täiesti kindlasti ei motiveeri mind raha. Täiesti kindlasti ja käsi südamel, mitte sellepärast, et mul raha on. Mul ei ole mõnikord üldse raha. Seda vastust ma kartsin millegi pärast, et mul ei ole mõnikord üldse raha, absoluutselt. Ja tead, see on kõige lahedam, kui raha ei ole, siis sa ei kuluta ka seda. Et igal juhul see on nagu fakt, mis mind kindlasti ei motiveeri. Aga ma ütlen sulle kausalt, et ma ei oska selle küsimusele enam vastata. Sellepärast, et mul ei olegi nagu sellist nagu motivaatorit vaja või ma ei pea enda käest küsima, mis sind motiveerib. Hommikul üles tõustes tuled siia, elad juba teel rinnal? Ma pigem nagu ütleks nii, et ma tahan, et mul oleks igal hetkel võimalikult hea olla. Et see ei ole motivatsioon. Kindlasti ei ole. See ei ole nagu... See on jällegi midagi, mis su peas. Ma löön käega, läheb nässu, pole mõtet. Või et mõni keeruline inimene on, eks ju, siis ma ei pea temaga suhtlema. Ma tõesti ei pea, eks ju. Ma ei pea tegema neid asju, mis mind väsitavad. Ma ei tee, See on sinu valik, vabadus on ju. Ja siis ei saa raha ka. Väga tore, ma ei saa raha. Mul on Muhumaal päikeseenergial töötav talu, kus ei ole vaja nagu mitte midagi ühtegi senti kulutada peale selle, et 25 € nädalas. Tunned ennast paganama hästi, väga hästi kokku võetud. Ütle, Aira, mida me kõikidele meie kuulajatele, toredale müügirahvale siit poolt soovime? On sul mõni hea mõte, mida elus jälgida, mida märgata, kuidas oma rännakul liikuda? Ma arvan, et endale aru anda, et ükskõik kui targaks ja teadjaks sa ennast ka ei peaks, siis alati on võimalik 100 sammu veel astuda. Ja kui sa täna nagu juba seda sammu ei astu, et siis sul ei pruugigi sellest elust jätkuda, et sa 100 sammu ära teha või 150 või 1000 sammu, et see nagu pidev uurimine, silmad avatud, proovimine, katsetamine ja ei. Et vaata, kui öeldakse, et müügis on üks karmimaid asju, ei. Aktsepteerimine, just. Mina ütleks niimoodi, et veel karmim on see, kui sa ise hakkad ei ütlema. Ei, see ei tööta meie äris. Ei, see tehnika meile ei sobi. Ei, need klienditüübid meie juures ei käi. Ei, sellist toodet me ei saa teha. Et seda tuleks nagu mõelda, et kui sa ise ütled, et müügis on väga raske kliendi ei, siis veel suurem takistus sulle endale on sinu enda. Iseenda ei. Väga hea. Seda võib-olla sooviks, et neid ei oleks. Aitäh sulle, Aira, aitäh sulle selle avatuse eest, aitäh sulle selle aja eest. Ma arvan, et vastused olid väga nagu ägedad ja mõtlema panevad. Omalt poolt soovin kõikidele müügiminutite vaatajatele, et püsige meie lainel. Järgmiseks võtame ette ühe väga kogenud müügiinimese
ja lähme siit nende 2 eelmiste müügiminutite küsimustega edasi ja pommitame teda ja vaatame, kuidas tema suudab neile vastata. Aitäh teile ja näeme jälle. Tšau! Aitäh!